no tervist kõikidele vaatajatele, siin on just Magix, kes toob täna teie uue video. Täna ma mängin Call of Duty Modern Warfare'i ning te kindlasti mõtlete praegu, hold up, sa mängid Call of Duty't? Fun fact, ma olen seda mänginud praegu juba aasta. Ma arvan, et väga paljud teist ei tea, et ma seda mänginud olen. Aga jaa, fun fact, ma olen seda mänginud mitte väga palju. No viimastel kuudel ma olen seda ikka korralikult mänginud. Ma mängin kõige rohkem Warzone'i ehk siis Battle Royale mode, mis on alguses mulle üldse ei meeldinud. Aga üks sõber hakkas mulle pakkuma, et davai, tule mängima, vaatame mis saab. Ja nüüd see on mu lemmik Battle Royale läbi aegade. Ja ma kindlasti teen koos oma sõbraga sellest video, sest meil saab koos alati väga palju pulli. Mul pole mitte ühtegi võitu, nii et kui ma saaks täna siin teie ees võidu, siis see oleks ikka suur ime. Ja te kindlasti praegu mõtlete, et mul on teistsugused kõrvaklapid praegu kasutuses ja nendest ma teile ka nüüd räägin, sest et see video on koostöös Euronixiga ning mul on teile üks väga tähtis teadaanne, mis kõrvaklapid hakkavad Eestisse tulema ning mida saad teel tellida juba Euronixis. Need on täpselt need sama kõrvaklapid JBL Quantum 400. JBL Quantum'e tuleb väga palju erineva versioone ja need on juba päris kõvad kõrvaklapid. Tegu on väga mugava disainiga ja väga hea helikvaliteedi klappidega, mis annab sinule videomängudes teistega võrreldes väga palju eelist. Sellepärast, et sinul on 360 kraadi ruumiline heli, mis teeb sinu mängu elutruuks ning sa kuuled siis hääleefekte detailsemalt kui teised mängijad. Klappidel on ka väga unikaalsed mänguvestluse funktsioonid, mis on välja töötatud just Discordi jaoks. Kauplusse jõuavad JBL Quantumid 21. augustil, aga neid saate teel tellida Eestis ainult Euronixis. Rõhutan, ainult Euronixis. Aga lähme nüüd video juurde ja link on descriptionis. Ühesõnaga, Farmland on see koht, minul on sõpradega megalt palju meeme, keegi maandus siia just. Et see Farmland, ma ei tea, kas ma lähen sinna too. Farmland pole ringiski, okei, tundub Farmland jääb täna ära. Lähme Storage Towni, ma arvan. Kui ma nüüd ära suren, ma saan uuesti respawnida. Aga kui ma nüüd edaspidi suren, siis ma peab olema 4500. Okei, Storage Town. See on suht hot drop tegelikult. Ma ei tea, kõik siin ringis maandumiskohad on suht hot dropis hetkeseisuga. Okei, see on päris halb praegu. RPG. Tead, mis võtame RPG? Aga see laseb väga aeglaselt too. Boom! Kaarem. Esimene kill olemas. Armor peale. Praegu RPG-d vaja enam ei lähe. Kuulete. Keegi läheb siin sicko mode. Keegi läheb siin sicko mode, I guess. Damn. Okei, siin ei ole väga hea kämpata tegelikult. Okei, mul läks literally OBS praegu kinni, aga ma sain siin just uue venna maha. No, proof on olemas, 3 killi. Mul sai just disk space täis. Mingi vend kämpas siin tanklas. Okei. Hea küll. Ma autodega väga meeldisin sõita mul. Ja võime julgelt surma saada, aga kui me ländime, siis me peame kiiresti relva endale leidma. Mu taga on mänge. Seal tanklas uuesti. Varastas killi. Oi mees, selle eest sa maksad. Maas. Let's go. On nii või? Jälle! Mis toimub? Okei, siin on liiga palju mängeid, oh my god. Okei. See pole tema ju. See ei ole tema. Või on või? Kelle auto see on? Oh no! See on nii embarrassing! Meil on 4300, kui me nüüd surma saame, siis me kaotame kõik oma ilusad 4 killi. Okei, nüüd meil on vähemalt respawn garanteeritud, 13 minutit saab seda veel teha. 4 killi mõnusasti. Mu unustan alati armorit panna. Alati, kui ma maandun. Ja mind trackitakse ka või. Threat on praegu väike, nii et ta ei ole mul lähedal. Ma ei tohi nüüd surma saada. Nagu ma võin, aga... Okei, threat on juba päris suur. Mul on tunne, et see vend on siin. Threat on punane. Mul on tunne, et see vend tuli samuti siia.
ehk siis ma äkki jooksin tal ise otsa. See vend on lauda tropi juures raudselt. Kohe varsti tuleb käss. Ma sain raha, aga ta on ikka siin. Aktiivise auto. Nii, võtame oma selle ilusa M4 ja lähme ringi. Tegema oleks võinud võtta selle SMG selle käsa asemel, aga okei, vahet ei ole. Lähme lase selle nüüd küll käest minna, mul on normaalne loadout. Okei, ma olen nii avatud. Oi, ma olen nii avatud. Kui ma äkki jõuame selle nende kahe majani ilusti. Enemy soldier? Kus? Siin ütles enemy soldier incoming, aga ma ei tea, kus kohast ta oli. Võtame auto ja tõmbame minema. Kõlab ka nagu plaanina tegelikult. Keegi on siin tornis. You know what? Ma lihtsalt võtan auto ja tõmbame minema. Davai. Davai. Ma võin tegelikult Buy Stationist osta ka midagi. Mingi UAV või midagi. Aga okei. See selleks praegu. Davai, tšau. Mis ma autodega väga ei sõida, aga jah. Ma ei tea, kuhu ma ennast tõin praegu. Woo! Jesus! Oh my god. Seda ma saan oodata praegu. Ma olen lennujaamas. Ma ei mõelnud siia tulla tegelikult. Eliminate bounty target. Okei. Ma tegelikult ei lähe teda nagu otseselt tapma, vaid ma lihtsalt tahan näha, kus keegi on. Auto. Oot, siin all! See on minu... see on see minu auto ju! Ma ei tea, mida sina tegid. Aga see vastu kõige parem idee, mis sa tegid seal. Ta oli päris low ka, ma ei tea, kas keegi lasi teda enne. Okei. Ma arvan, ma kuulsin samme, aga vist mitte. Oh no, okei, vähemalt saan respawnida, eks ju. Mütsin ma kuulsin midagi, aga ma arvasin, ma kuulsin ette. Mul on vaja nüüd mingeid relvi. Ma surin seal. Vend on ka seal, ma ei lähe sinna. Mis siin juhtus? Oh no, mul ei meeldi seal. Bazooka, hea küll. Kas siin on keegi? Raudselt on. Heartbeat sensor. What? 21! Okei, need on kaks. Tuleb. Ta oli üleval. Ta oli teisel korrusel. No hea küll, see ütleb kõik. Aga rahvas, ma arvan, lõpetan selle video siin täna ära. Call of Duty Modern Warfare Warzone. Et kuidas teile meeldis video, visake video like. Teeme 2000 like see videole ja siis ma teen koos oma sõbraga. Koos oma homiga on juba palju parem mängida. Et suured tänud kõigile, kes video lõpuni vaatasid. Jagage, likeige, dislikeime selle, kommenteerige midagi magusat, subscribe kui olete uued, likeige Facebooki lehte, followge Instas, addage Snapis ja ma loodan, et näen teid siis järgmises videos. Tšauki!